vist või? Kus ma lähen, mis ma ütlen? Tere tulemast vaatama, flipime ära teist episoodi. Ma näitan teile, mis vahepeal korteris toimunud on ja räägin natukene ka sellest, milliseid objekte ma hetkel otsin, mis mul finantseerimisega toimub, nii et lähme sisse. Ega siin ei ole mingit lagastamist. Nii, milliseid süste soovite? Astuge tuppa. Ühesõnaga, mul on probleem. Probleem on selles, et ehitaja tegi kiiremini töö ära, kui ma olin arvestanud. Tavaliselt me kuuleme seda, et kõik kiruvad, et ehitajatega on kehvasti. Siis mul läks niimoodi, et ehitaja tegi jah, oluliselt kiiremini, kui algselt oli planeeritud, mis on ühest küljest positiivne, aga jama on selles, et praegu korter seisab. Sellepärast, et nüüd ma ootan, et köögid ja garderoobid saaks valmis. Aga me saame siis vaadata seda, et kas esialgne plaan endiselt peab või on midagi muutunud. Ja kõigepealt võib-olla ma alustan sellest, et mul oli siin hästi palju mööblit ka ju. Kes mäletab, siis siin oli kapid ja sellised värvilised ja siin oli üks vana laud ja toolid. See oli hullult populaarne, et peale esimese osa väljatulekut ma sain, ma ei tea, 3 või 4 kirja, et kuule, kas need on alles, et ma tahaks omale kuskile suvilasse või kuhugile. Aga ma tegelikult sain niimoodi, et ma mööbli müügist sain 600 €. Et notaritasu tasa on ju, ja mingi osa mööblist siis andsin tasuta ära, et peaasi, et saaks ise ära, et mul nagu 0 kulu tekkis sellega. Et selles mõttes läks väga hästi. Mis me siis vahepeal teinud oleme siin, nagu te näete, siis hallidest seinadest on saanud valged, kõik laed ja seinad ja kõik on valged. Siis seda seina siin ju enne ei olnud. Et see sein siin, see osa ja see osa on uus ja siin oli see selline ruuduline kapp on ju. Et selle seina ehitasime ka kinni ja siia tuleb nüüd siis selline kapi osa, et kas siis, kes kasutab seda nõupidamiste ruumina, kui ostab omale kontoriks, et saab asju sinna panna või kes kasutab magamistoana, siis on super täiendus siia. Nii et see on päris tore asi siin ja siis siia tuleb, just eile käidi mõõtmas, et siia tuleb siis klaasist lükanud uksed, mida saab mõlemat pidi liigutada. Et ilusasti siit voodisse mahtuda või nõupidamiste ruumi minna. Siis näeme, et mustad pistikud on igal pool, kõik on ju, et siin olid sellised hallid pretensioonikad pistikud. Valgust meil täna siin väga ei ole, et elektrik tuleb, lambid on välja valitud. Siia tuleb niimoodi, et siia tuleb siin valgus, 2 siini niimoodi, et annab mõnusasti valgust siia, kuna on keldrikorrusel. Keldrid on vanades majades, see on sokkel on ju, et oleme ikka täpsed. Ja köögi osas on ka tegelikult toimunud väikeseid muudatusi, et siia tuleb köök küll, aga kuna see ventilatsiooni asukoht on siin natukene kehva, siis sai see niimoodi ümber mängitud, et see tuuakse siia kohta, et see pliidi osa tuleb siia, siin on külmkapp, siia tuleb pliit kubuga ja siis ahi on siin, et siia tuleb suur kapp. Et kuna töö tasapinda jääb vähem, kui esialgu oli arvestatud, et ma mõtlesin, et ta tuleb lõpuni välja, siis ja siia pidi tulema ümmargune söögilaud toolidega, siis nüüd siia tuleb hoopis köögisaar, mis annab siis nii-öelda kapiruumi juurde, töö tasapinda juurde ja ma arvan, et lõpuks saab tegelikult päris äge. Kollast vannituba mäletada? No palun, astu sisse. Et kollasest pole enam haisugi. Siin on juba valmis valamukapp ja valamu, nii et need on nüüd vaja paika panna. Kuna eelmine omanik võttis siit valgus ära täiesti, siin polnud ühtegi laevalgust. Et siis nüüd elektrik tuleb ja paneb siia 3 spotti, et oleks vannitoas valgust ka, et pimedas ei peaks dušel käima. Vaatame garderoobi ka korra. Garderoobis on siis niimoodi, et siia tuleb siis selline sahtlite osa keskele, siia 2 poole tulevad siis nagu rippuvate riiete osa ja selle osa siis ehitame siit ilusasti kinni, et siia tuleb selline ilus kapi uks ette, mida saab lahti teha, et saaks ilusasti siia ventilatsioonile ligi, kui ma näiteks filtrit vahetada. Ja nüüd ootan siis jah, et saaks pildid tehtud, fotograaf tuleb, kui saame valguse paika, siis teeme fotograafiga tõenäoliselt pildid ära juba enne kui köök saab paika, tõenäoliselt järgmisel nädalal juba, aga kuna köögifirma lubas ka, et tegelikult ma nüüd eile kinnitasin pakkumise ära ja ta ütles, et läheb töösse ja võib-olla juba ülejärgmine nädal tullakse kööki tegema, nii et selles mõttes on
kuidagi õnnestunud väga head partnerid valida, kes kiirelt toimetavad ja nagu me teame, siis Flipi korterite puhul aeg loeb väga palju, et selles mõttes praegu kõik läheb tegelikult hästi ja kenasti. Ja mis veel tore on see, et ma olen praegu teise korteri jahil, et ma käin uusi objekte vaatamas ja ma sain siin ühe hea pangaga finantseerimislahenduse ka. Nii et kuna ma siia sellele korterile võtsin ühelt erainvestorilt laenu peale lisaks oma finantseeringule, siis tänu sellele, et ma sain selle korteri ikkagi päris arvestatavalt alla turuhinna, tekkis nüüd selline tore olukord, et pank annab mulle nii palju siis hindamisakti vastu laenu, et ma saan oma finantseeringu osa tagasi sealt veel isegi rohkem, kui ma ise siia korterisse sisse panin oma finantseeringuna, et me just täna nüüd me praegu salvestame seda siin reede hommikul ja mul on siin 50 minuti pärast hakkab notar, kus me siis refinantseerime selle laenu ära, et tuleb siia pangalaen peale ja ma saan sealt siis nii palju raha, et sisuliselt mul tekib teise korteri ostmiseks oma finantseeringu osa. Ja siis mul on juba selle investoriga räägitud, et me saame uuesti koostööd teha, ehk et kui ma ostan järgmise korteri, siis ta tuleb ja annab mulle siis uuesti laenu selle jaoks. Ja mis on veel tore, aitäh kõigile, kes esimest osa vaatasid, et päris paljud inimesed on kirjutanud, kes on öelnud, et tal on ehitusfirma olemas, keegi on pakkunud kööki ja garderoobe, on ka neid inimesi välja ilmunud, kes ütlevad, et kuule, et mul on ka kapitali, mis kontol seisab ja pangad helistavad, et kuule, konto on täis, et midagi on vaja teha ja tahavad tulla ja siis ka nii-öelda abiks olla. Nii et selles mõttes peale esimest osa kõik on, salvestasime vist eelmist osa 2-3 nädalat tagasi, umbes niimoodi, 3 nädalat umbes. Nii et selle aeg on päris palju juhtunud ja tegelikult kui nüüd köögid ja garderoobid asjad paika saab siin paari nädalaga, ma arvan, et siis teeme järgmise episoodi, vaatame, kuidas siis korter välja näeb, et ega meil siin vahepeal midagi väga rääkida ei ole ja siis tekib juba see tervik ja loomulikult, kes nende videode põhjal näeb, et see võiks midagi olla sellist, mis talle sobib, kirjutage mulle ja võib-olla saate tulla enne korteri üle vaadata, kui see üldse kuskile avalikuks läheb, et saame äkki selle sulle kohe ära broneerida või siis, kui mõni maakler seda vaatab, et võib-olla sinu kliendile näiteks, kui keegi otsib. Korterite otsimisest nii palju, et kes on kinnisvarajuttude podcasti kuulanud, siis teab, et mu kaaskolleeg Siim siunab kogu aeg maaklereid, et maaklerid ei vasta kõnedele ja kirjadele ja ei viitsi tööd teha, siis mul on vastupidine kogemus. Mul on kogemus selline, et kuidagi ei saa, selle korteri ma ostsin otse omanikult, aga kolleegidega valdavalt ikkagi väga positiivne kogemus, et ülikiirelt saab vastused, saab kohe vaatama minna, aga omanikega oluliselt keerulisem, ma ei tea, kas nad ei viitsi, ei taha või ei julge, et mingi maakler tahab tulla korterit vaatama, et võib-olla nad kardavad, aga ühe omanikuga olen proovinud siin 1,5 nädalat kontakti saada e-maili teel, telefoni teel, no ei saa, ei lasta korterit vaatama, et tahaks väga minna ja ära osta, aga siis tekibki küsimus, et kui inimene müüa ei taha, et siis võib-olla siis ei pea ostma seda korterit, et aga jah, et praegu otsin siis ja mul väga sellist kitsast kriteeriumit ei ole, et ma vaatasin, Kristiines olen käinud, Kalamajas olen käinud, Mustamäel käisin, täna lähen kesklinnas ühte korterit vaatama, et ma pigem olen enda jaoks võib-olla välistanud hetkel Mustamäe, sellepärast, et seal see konkurents on väga suur ja kuna ma otsin mugavuslippe, siis ma täna tunnen, et sinna kuidagi nagu ei taha trügida. Aga Lasnamäed olen ka vaadanud, aga sinna ühtegi korterit veel vaatama ei ole jõudnud. Nii et ma arvan, et äkki ikkagi paari nädala pärast on juba selles osas ka mingid arenguid, et mul üks korter on, mille Excelit ma praegu siin natukene marutan, siis ütleme nii, aga praegu ikkagi tundub, et vist selle objektiga edasi minna ei saa, et numbrid ei jookse kokku, et seal oli natukene rohkem vaja teha, kui ma olin arvestanud. Et siin selles mõttes oli plaan algusest peale kohe väga selge. Ja ega muud ei ole, et paar nädalat veel ja
siis olete kõik oodatud ostma, nii et tulge kõik.